Võimalus ei hooli sellest, et sul pole täna tuju. See lause võib alguses tunduda karm või isegi ebaõiglane, aga see peidab endas üht olulist tõde. Elu ei jää ootama, kuni meil on parem enesetunne, rohkem motivatsiooni või õigem aeg. Võimalused ei koputa uksele ainult siis, kui me oleme puhanud, enesekindlad ja täis teotahet. Võimalused ei koputa uksele ainult siis, kui me oleme valmis. Nad tulevad sageli siis, kui me tunneme end väsinuna, segaduses või emotsionaalselt madalseisus. Küsimus pole selles, kuidas sa end tunned, vaid selles, mida sa otsustad sellel hetkel teha. Võimalused ei oota, et sa ärkaksid õigel päeval õigete tunnetega. Nad libisevad mööda nendest, kes ootavad paremat hetke ja avanevad nendele, kes tegutsevad ka siis, kui motivatsioon on madal. Just seal, nende hetkede keskel, kus sul tegelikult ei ole viitsimist, toimub eneseareng. Iga kord, kui teed midagi hoolimata sellest, et ei tunne ennast ideaalselt, arendad sa distsipliini, tahtejõudu ja vastupidavust. Ja just need omadused avavad uksi, millest teised ainult unistavad. Mõtle sportlasele, kes ärkab hommikul kell 5, et trenni minna, kuigi keha on väsinud. Või kirjanikule, kes istub igal hommikul arvuti taha, isegi kui inspiratsiooni ei ole. Või väikeettevõtjale, kes panustab oma ärisse igapäevaselt, ka siis, kui tulemused ei ole veel näha. Need inimesed ei tee oma edu sõltuvaks sellest, kas neil on parasjagu tunne, et nad tahavad või soovivad. Nad teevad, sest nad on pühendunud ja nad teavad, et võimalused ilmuvad sageli just siis, kui me ei ole selleks valmis. Meie harjumus oodata õiget hetke või paremat enesetunnet võib röövida meilt elu kõige suuremad võimalused. Mõni uks avaneb ainult korra. Ja kui me ei astu sellel hetkel avanenud uksest sisse, võib see hetk jäädagi minevikku, sest uks sulgub. Seetõttu tasub meeles pidada. Tunne ei pruugi alati toetada sinu eesmärke, aga sinu teod saavad seda teha küll. Iga kord, kui tegutsed vaatamata väsimusele, kahtlustele või mugavusele, tõestad sa iseendale, et oled suuteline rohkemaks. Võimalused ei hooli sellest, et sa oled täna väsinud, et sul oli halb päev või et sul pole tuju. Aga sina võid hoolida piisavalt palju iseendast ja oma unistustest, et tegutseda siiski. Seega, järgmine kord, kui tunned, et sul pole täna tuju, küsi endalt, kas ma tahan, et mu tulevik sõltuks ainult minu tujude kõikumisest? Või olen ma valmis tegutsema ka siis, kui tunne pole ideaalne? Võimalus ei küsi, kas sul on tuju. Ta lihtsalt tuleb ja sina otsustad, kas sa võtad selle vastu. Aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni!